tore on nüüd rääkida teiega eesti keeles ja minu teemaks on nüüd mõningased siis head näited meie partneritelt teistest Läänemere maadest, et milliseid lahendusi siis nemad leidsid ja ka rakendasid kohaliku toidu pakkumisel siis oma piirkonnas. Nüüd üks väga huvitav näide Saksamaalt, seda juba tutvustati lähemalt meil teises sessioonis, aga ma valisin välja veel 4 näidet, kuidas siis toidutarnijad, toiduvõrgustikud mingeid küsimusi oma piirkonnas lahendasid. Et nüüd esimene näide on Rootsist, Bondenskafferiist, keda sai mainitud ka juba varem ja kes siis ka osaliselt inspireeris kogu meie projekti ideed, aga ma tooksin nende puhul välja siis ühe sellise huvitava lahenduse, mille nad töötasid koostöös oma klientidega välja just eelmine kevad, siis kui toitlustusettevõtetest kadusid ära kliendid. Rootsis küll ei olnud väga suuri piiranguid sellel ajal, aga siiski loomulikult külastatavus toitlustusasutustes vähenes kohe drastiliselt ja sellega seoses ka käive. Ja loomulikult kannatasid selle all nii kohaliku toidu tootjad, nii see tarnija Bondenskafferi kui ka restoranid ja kohvikud. Ja nemad siis mõtlesid välja sellise B2B2C lahenduse ajal siis, kui külastajaid ja restoranides oli vähe. Ja need restoranid pakkusid siis välja, et nemad saaksid hakata ka osalema kohaliku toidu tarnimises lõppklientidele just toodetena, mitte roogadena. Ja nende eesmärk oli säilitada ikkagi kontaktid oma klientidega, olla ikkagi pildil ja saada ikkagi ka mingisugust käivet ja kokkadele andis siis see hea võimaluse ennast siis ka näidata ja tutvustada. Ehk siis kokad koostasid sellised retseptid, toidusoovitused igaks päevaks õhtusöögiks või lõunasöögiks ja panid kokku ka sellise toidupakkide nimekirja ja seal oli siis 3-4 erinevat varianti, mis on nende valmistamiseks vaja. Ja see nimekiri just sisaldas siis põhitoiduaineid, siis liha, kala, köögiviljad, puuviljad. Ja siis boonusena lisati siis koostöös tootjatega selliseid väikeseid üllatusi või kingitusi sinna pakkidesse. Turunduse eesmärgil just, et kui tuli kellelgi tootjal välja uus jook või moos või, siis ta andis seda siis nii-öelda tasuta väikesed pakid nagu ka jagamiseks. Ja kliendid siis said lähtuvalt siis nendest retseptidest, toidusoovitustest siis ise omale kodus süüa valmistada. Ja neil oli olemas siis valmis toidupakk, kus sees siis põhitoorained olid kõik olemas. Ja restoranid siis võtsid klientidelt tellimused, Bondenskafferi tellis tooted tootjatelt ja tarnis siis kõik need tooted restoranidesse ja koha peal siis restoranid komplekteerisid need toidupakid, kliendid tulid neile ise järele või kasutasid siis kullerteenust ja tasusid restoranile, kes siis loomulikult jättis ka oma töö eest endale vahendustasu ja toodete eest siis tasus Bondenskafferile. Ja see võimaldas siis just restoranidel olla pildil ja saada keerulisel ajal käivet. Ja hästi oluline oli just see, et nad tegid selle lahenduse, ikkagi töötasid välja just koostöös, nii et kõik võidaksid. Aga mis on nüüd nagu huvitav asi on see, et plaanis on jätta see lahendus kasutusse ka peale pandeemiat, sellesse aega, kui juba uuesti külastajad restoranidest tagasi, et pakkuda seda ka ütleme sellisel restorani jaoks vaiksel ajal 3-5, kui tublid Rootsi inimesed sätivad töölt koju minema, et nad siis esitavad seekord siis, kuna restoranil on endal ei ole aega neid tellimusi võtta ja seal neid pakke komplekteerida, eks ole, et köögis töö käib, siis tellimused lähevad otse Bondenskafferile, nendel on omad töötajad, oma laopind, kõik tooted ja kliendid siis saavad väga mugavalt peale tööpäeva lõppu minna oma toidupakkidele ja retseptidele järgi, minna koju ja valmistada oma verele siis maitsva õhtusöögi. Ja tasumine toimub siis otse klientide poolt Bondenskafferile, selleks on olemas interneti lahendus ja restoran saab siis omale ikkagi vahendustasu, kuna tema teeb kogu selle lahendusel ikkagi ka turundust ja nende restorani kasutatakse klientidele pakkide kätte toimetamiseks. Et see on just väga huvitav, et see lahendus on nüüd ka edasi arendatud, et seda saaks kasutada ka nüüd hiljem järgnevatel aastatel, sest et see on klientide poolt hästi vastu võetud. Nüüd teine näide on Taanist, Jüütimaalt, Läänerannikult ja see on selline näide, et kui kuidagi ei saa, siis, kui suurelt ei saa, siis alustame väikselt.
et see piirkond on siis Esbjergi linna ümbruses ja seal on juba varasemalt tegutsemas üks toiduvõrgustik, kus osalevad nii tootjad, turismiettevõtted ja nii edasi. Ja varasemalt nad nüüd, ütleme, toidutarnimisega ei tegelenud. Ja siis nad meie projekti raames püstitasidki omale uue eesmärgi, et väikeste tootjate koostöö arendamine kohaliku toidu tarnimisel ja sihtrühmaks just tootjad, kellel endal ei ole võimekust ega mahtusid, et olla nagu partneriks suurematele hulgifirmadele. Ja planeerimisfaasis olid siis päris palju neil tootjaid ja kliente, aga siis saabus kevad 2020 ja tundus, et midagi nagu ei tulegi enam välja. Kuid siiski 5 tootjat panid seljad kokku, leidsid suvel sügisel endale 2 restorani ja alates siis selle aasta algusest hakkasid neile ühiselt 1 kord nädalas siis tooteid tarnima. Töötasid välja ühised tellimisvormid, iga tootja suhtles küll kliendiga ise ja komplekteeris oma kaubad ise, kui need tellimused siis koondati kokku ja siis ühe tootja autoga siis veeti laiali restoranides klientidele. Ja siis neljapäeval või reedel oli siis see tellimuste päev, kus siis koguti tooted kokku ja viidi laiali. Et testfaasis oli see küll see transporditeenus tootjatele tasuta, et nad leidsid siis ka mingi toetusvõimaluse sellele koha pealt, aga siis hiljem kindlasti selle transporditeenuse eest tootjad peavad tasuma. Ja turismi toitlustussektori avanedes siis loomulikult loodetakse mahtusid kasvatada, kaasata uusi tootjaid, leida uusi kliente. Nii et see on selline näide, et ka 2-3 tootja, 5 tootja koostöös on võimalik midagi ära teha ja logistikatarnekulusid siis kokku hoida. Nüüd järgmine on hea näide, et midagi uut saab ikkagi käivitada ka raskel ajal ja see tuleb Poolast, Poznani lähedalt, Wielkopolska regioonist. Poznan on Poola üks suuremaid linnu ja seal oli siis kohalikuks partneriks üks kohalik talupood väikses linnas, kes oli väga tuntud just lihatoodete valmistamise ja müügi osas. Nad olid selles osas väga kõrgel tasemel ja neil oli väga lai tutvusvõrgustik ka restorani ja toitlustussektoris seetõttu. Ja alles selle aasta alguses siis nad ikkagi said oma tegevusplaani kokku ja said selle käivitada ja siis kliendi segmentina nägid eelkõige just horekasektor ehk toitlustus, aga ka maaturismisektor, kuna see maaturismi ettevõtetes koha peal väga palju kõrgelt hinnatakse kohalikku toitu ja seda püütakse palju pakkuda. Ja nad kaasasid siis 13 tootjat ja leidsid endale 12 klienti Poznani linnast ja lähiümbrusest, töötasid välja 3 kogumispunktil põhineva marsruudi ja toodete kogumise süsteemi ja siis ka tellimuste kohaleviimise ringi, et tootevalik on neil küll piiratud. No. Ja mida võib esile tuua on see, et panustasid palju turundusse, nad tellisid professionaalsed tutvustavad turundusvideod, fotod, levitasid neid sotsiaalmeedias ja kohaliku regionaalse siis võrgustiku raames viidi läbi ka kohaliku toidu kampaania just eelmisel kevadel, millega jõuti siis ka televisiooni, kus nemad siis ka väga aktiivselt kaasa lõid. Ja siis neil on ka plaanis siis koolituste sari restorani omanikele, kokkadele, kuidas just seda kohalikku toorainet siis väärindada, teha nendest huvitavaid roogasid. Ja minu meelest see on selline väga hea näide, et ka läbi halli kivi teinekord, kui tundub, et sein on ees, siis siiski on nad saavutanud selle, et neil on aasta lõpus oli juba 30 tellimust kuus, alustasid 6-7 tellimusega kuus ja siis kuukäive on praegu siis aasta lõpus oli 5000 eurot keskmiselt kuus, aga kindlasti nüüd selle aasta nad oma müüki kasvatavad. Ja viimane näide on ühest tegutsevast, juba varasemalt tegutsevast toiduvõrgustikust Norras, Hardanger'i piirkonnas, mis asub siis Bergeni lähistel Norra läänerannikul. Ja siis see on ühistu, kuhu kuuluvad erinevad tootjad, neid on seal ka mitukümmend ja väga lai sortiment tooteid on neil. Ja praegu siis nad tegelevad tänu sellele uuele ärideele, et just suurendada seda äriklientidele müüki, otsivad nad uusi liikmeid omale, et saada rohkem tootjaid.
tähtsam kliendigrupp on ka neil toitlustussektor, aga pandeemia puhkedes muidugi hakati otsima kohe ka uusi kliente väga aktiivselt, ehk talupoed, jaeketid, omavalitsused. Et sel kevadel nad saavad valmis ka oma tellimisplatvormi, sest et ei ole enam võimalik, tööjõukulud on Norras lihtsalt nii suured, et ei ole võimalik enam telefonikõnede ja e-mailidega kogu seda asja ära majandada. Ja siis tootja saab siis oma tootjahinna ja 20% siis on ühistule tarne- ja turunduskulude katteks. Ja nüüd nii palju neil veel võimekust ei ole, et neil oleksid oma transpordivahendid, mis võimaldaks võib-olla rohkem seda paindlikkust, et nad sõltuvad natuke ikkagi veel ühe oma liikme, ühe tootja transpordist, kes siis veab laiali ka kogu ühistu tellimused, aga siis plaan on kindlasti ka edaspidi teha investeeringuid. Ja muidugi logistika on Norras väga kallis, sest et seal need teed lähevad mööda ümber fjorde ja mägesid, et selliseid otseteid ei ole, et just see logistika efektiivsus on nagu väga palju praegu arutluse all, et kuidas seda nagu lahendada. Ja nüüd ongi jõudnud selleni, et kui algul oli ta natuke võib-olla suletud klubi see ühistu, et siis otsitakse praegu aktiivselt just suurema mahuga tootjaid, kes tuleks liikmeks, just et saada logistikakulu ühe tootja jaoks nagu madalamaks. Et sellised 4 näidet võiks nagu esile tuua, kus oli mingi selline huvitav kogemus ja siin on, nad on just sellised eripalgelised, on nii varem tegutsevad ettevõtted kui täiesti uued algatused ja lihtsalt mõne tootja selline mitteametlikult vormistatud koostöö, et kõik sellised lahendused on nagu võimalikud. Ja loodan, et saite siis natukene uusi mõtteid ja inspiratsiooni ka oma tegevuste planeerimiseks. Aitäh!